Tere, mina olen Rudolf, olen Kirjastusseik asutaja ja Kirjastusseik sai alguse juba 11 aastat tagasi õpilasfirmana ja meie oleme võtnud enda südameasjaks inimeste ellu rohkem seikluse viia. Meil on 3 tüüpi tooteid. Esiteks on erinevad märkmikud, planeerijad nagu tegude kalender, et sa saaksid omale need eesmärgid kirja pandud ja põnevad seiklused planeeritud. Siis meil on erinevad mälestuste raamatud, ehk siis needsamad põnevad elus juhtunud sündmused oleksid jäädvustatud hästi. Ja kolmandaks erinevad kingitused, et sinna halli päeva sellist põnevat seiklust juurde lisada, kui avad näiteks konservisoki ja vot sealt vaatavad hoopis sokid vastu, siis ongi see meie eesmärk täidetud. Kirjastusseikis me anname välja tooteid 10 erinevas keeles, ehk siis kui sa täna vaatad poesse ühte raamatut, näiteks mälestuste raamat vanavanematele, siis seesama on olemas nii Eesti, Läti, Leedu, Soome, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Horvaatia, inglise ja vene keeles ja neid riike lisandub pidevalt. Ehk siis me oleme võtnud endale strateegiaks selle, et igal turul me oleme kohalik. Seik alustas ekspordiga juba tükk aega tagasi. Esimene eksporditurg oli edukas, oli siis Läti. Täna kõige suuremad ongi siis peale Läti, Leedu on ka Soome ja kasvavatest, mis me aasta tagasi alustasime, näiteks Slovakkia ja Tšehhi turg. EAS-ilt oleme saanud toetust 2 korda. Esimene projekt oli selleks, et edukalt käivitada meie Läti ja Leedu ja Soome turg ja teises oli arenguplaani toetus selleks, et arendada oma tehnilist võimekust, et meie veebisüsteemid oleksid kiiremad, paremad, suudaksime e-poode ja edasimüüjaid paremini teenindada ja lisaks siis selleks, et Tšehhi ja Slovakkia turud käima saada. Meie jaoks see toetuse taotlemine tegelikult oli orgaaniline, et me olime juba hakanud plaani ellu viima. Ehk siis ta on olnud meil hästi käsikäes selle plaaniga, mis me niikuinii oleme omale ettevõttele võtnud, need turud, kus me oleme plaaninud minna, need tegevused, mis me oleme tahtnud teha ja siis nii-öelda käsikäes toetada. Et ma arvan, et võib-olla ei tasu seda projekti nii-öelda projekti pärast kirjutada või mõelda nüüd uus eriplaan, vaid mõelda, et kuidas ma saan siis seda lisarahastust kasutada nende eesmärkide jaoks, mis oled juba nii või naa endale ette võtnud ja sihid seadnud. Meid üleüldse see väljapoole Eestit vaatamisel ajendab ikkagi see, et me nägime, et Eesti turg sai täis. Kui Eesti turg jääb väikseks, pead väljaspoole minema ja sinna selleks me neid projektega kaasasime, et meil see kulu, mis sa pead ikkagi tegema uuele turule minnes, on päris kõrge, päris palju turundust, päris palju sissetöötamist. Ehk siis selle abil me saime seda protsessi kiirendada. See, mis me alguses projekti kirjutasime, see ei vastanud sellele, mis siis pärast välja tuli. Ehk siis me tegelikult muutsime päris palju projekti käigus seda nii-öelda plaani ja teekonda sellest, mis me saime vahepeal teada. Näiteks Hispaania proovisime, võtsime inimese tööle, ei toiminud, seal konkurents on kõva, turg on liiga suur, me ei oska seda veel teha. Prantsusmaa sarnane juhtum või siis mõned näiteks IT-arenduse poole pealt, et siis me kohandasime jooksvalt sellega, et mis me saame ära tehtud ja kus me näeme, et kiiremini tuleb ka see tulem. Kõige enam me õppisime seda esiteks, et arenduses asjad võtavad kauem aega ja maksavad rohkem, kui sa planeerid, et seda on jube raske nagu planeerida. Ja teine on see, et iga uus turg, mida käivitame, seda lihtsamaks läheb see protsess. Ehk siis, kui me see aasta oleme käivitanud 3 uut turgu, siis see, et leida õige inimene, et kes see üldse inimene on, kes mul aitab seda turgu teha, kes see kohalik inimene toimetab, mis samme on vaja teha, et mida sa ei pea tegema, mida sa pead tegema, mis järjekorras teha, et mida rohkem uutele turgudele seda eksporti teha, seda rohkem seda kogemuse baasi. Esiteks sa pead olema ambitsioonikas, sa pead päriselt tahtma jõuda kaugemale ja saavutada tulemusi. Teiseks, sul peaks olema see äriplaan ära valideeritud, ehk siis sul on tooted olemas, nõudlus on olemas ja see asi on kasumlik. Ja kolmandaks, sa pead aru saama ja olema valmis alustama täiesti nullist oma ettevõttega. Sa lähed turule, kus mitte keegi sinu toodet ei taha, mitte keegi sust mitte midagi ei tea ja sul põhimõtteliselt Eestist võtta seda ülekanda Lätti põhimõtteliselt null, sest et tarbijad omavahel ei ole seotud. Ehk siis esimene välisturg, mida sa teed, see on nagu täiesti nullist uuesti oma ettevõtte alustamine, edasi läheb juba lihtsamaks.